Tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Eilsel Euroliidu kõrgetasemelisel julgeolekualasel kohtumisel oli arutluse all drooniliiklus lennujaamade ja teiste tundlike objektide kohal ja võimalikud vastumeetmed. Kes droonide lennutamise taga on, ei ole hetkel täpselt teada, kuid seni on peale jäämas seisukoht, et on sügis ja ka droonid kogunevad parvedesse. Välja töötatud tegevuskava näeb hetkel ette, et tuleb oodata ja vaadata, mis edasi saab, ehk hakkavad droonid ühel hetkel lõunamaale lendama ja probleem laheneb iseenesest ilma, et peaks midagi eskaleerivat ette võtma. Kui nad kevadeks ära ei ole lennanud, siis ehitatakse lennujaamad mujale ja praeguste kohale rajatakse droonide kaitsealad, kus neil oleks ohutu pesitseda ja paljuneda. Ja Eestisse. Justiitsministeerium annab teada, et lähema aasta jooksul kaob kuritegevus tõenäoliselt kõikides oma vormides Eestis täielikult. Sideandmete kasutamise keelamine on alles algus, ees on ootamas järk-järgult ka kõikide teiste andmete kasutamise keelustamine nii kriminaaluurimises kui muudes menetlusprotsessides. Vastavaid seadusi tuleb täiustada määrani, mis lõpetaks totaalse jälgimisühiskonna toimimise Eestis. Edaspidi tuleb uurimistoiminguid läbi viia nii, et kahtlustatav sellest kunagi teada ei saaks ja karistuse asemel määratakse tulevikus süüdimõistetule valuraha. On tõenäoline, et kui maksta piisavalt sageli valuraha, siis lõpetavad kurjategijad oma vastase käitumise pikapeale üldse. Töötuks jäänud advokaatidele ehitatakse hooldekodu. Ja terviseteemasid. Tervisekassa teatab, et alates järgmisest aastast antakse iga nädala alguses elanikkonnale teada, millistesse haigustesse võib haigestuda, millistesse mitte. Riigi rahalisi vahendeid arvestades ei saa me esialgu lubada endale kõikidesse haigustesse haigestumist ja haigestuda üle oma võimete. Iga inimene peab tegema haigestumisplaani ning seda järgima. Inventuur näitab, et järgmise aasta esimese 2 kuu jooksul on rahalisi vahendeid nohuraviks ja pöidlakipsi panemiseks. Samuti reguleeritakse tulevikus haigestumine inimese tasutud sotsiaalmaksu suurusega. Kes maksab rohkem sotsiaalmaksu, sellele antakse luba haigestuda ka raskematesse haigustesse. Üldse, ilma igasuguse sissetulekuta inimene ei tohi ka haigeks jääda. Kui inimesel puudub sissetulek, siis ta ka ei kuluta ennast ja haigestumine kui selline on põhjendamatu, teatab Tervisekassa. Ja lõpetuseks meditsiinilisi nõuandeid. Inimesed, kes kaebasid kevadväsimuse üle, said suve tulles leevendust. Rühm Eesti teadlasi on teinud kindlaks, et kevadväsimus asendub tavaliselt 1 kuu või 2 jooksul suveväsimusega, mis omakorda mõne kuu pärast kasvab üle sügisväsimuseks, millega ongi hetkel kimpus paljud inimesed. Aga õige pea on seejärel päästja kohal talveväsimuse näol, mis taas läheb üle õige pea omakorda kevadväsimuseks, mille vastu, nagu kuulaja mäletab, aitab edukalt suveväsimuse saabumine. Erinevate väsimuste regulaarne vahetumine tagab mitmekesisuse ja hoiab ära väsimusest väsimise, ei väsi teadlased kordamast. Eetris olid uudised.